Tennise podcasti Matchpall toob teieni Tallink. Tervist tennisesõbrad! Tenniseaasta 2020, see keeruline koroona aasta on lõpuks ometi läbi saamas ja võib öelda, et suur tennis on küll juba pausil, siin väiksemad ITF-i turniirid käivad ja Allar, kas midagi Eestis ka veel toimub? Tervist, aga ei, aitab küll tennisest, kui siis ainult veel kohalikud turniirid, aga ma arvan, et on ka põhimõtteliselt läbi ja ega siin tänane periood on ikkagi selline, et võib-olla ei tasu midagi väga pingutada ka. Nagu kuulsite, siis esimene külaline on meil täna Allar Hint, Eesti Tenniseliidu peasekretär, siis istub meil tema vasakul käel Michel Lehtmets. Tere ka minu poolt. Olete tema häälega vast sel aastal juba harjunud, kuigi turniiri oli vähem kui tavaliselt. Ja loomulikult kaassaatejuht Riho Kallus. Tere! Meie tänane saade koosneb aasta kokkuvõttest. Oleme teinud siin väikse edetabelikese, panime tähtsamad sündmused ritta, andsime neile punkte ja mina siis täna neid punkte siin hommikul lõbusasti kokku lugesin. Võib-olla räägiks kahest sündmusest, mis siia edetabelisse ei jõudnud. Alustaks võib-olla Tenniseliidu aastalõpu peost, mis oli väga meeleolukas ja südamlik. Aitäh, Allar, et sellisel keerulisel ajal ikkagi tulite välja ja restoranis selle peo püsti panite. Kuidas ise Rauli jäite? Ma arvan, et see oli ikka väga kaugel nii-öelda peost, et pigem oli ta lihtsalt nii-öelda parimate tunnustamine ja väga sellises hajutatud ringis ja hästi väikeses ringis, et pidu kui sellist ma ikkagi ütleks, et ei olnud nii, nagu me tenniserahvas oleme traditsioonilist harjunud pidutsema iga aasta lõpp. Aga meil on siin mõned auhinnaga päretud inimesed ka stuudios. Michel, oskad arvata sellest nelikust, kellel on taskus kristallkuulikene tänavuse aasta saavutuste eest? Kristallkuulike tänavuse aasta saavutuste eest? No see klaaskuulikene, jah? Ei oska, äkki Allaril ongi? Üks on Allaril. Kuidas selle auhinna nimetus oli? See oli eriauhind. See oli jah, eriauhind nii-öelda aasta tegevuse eest. Et see tennise elu sellel aastal 2020 ikkagi elus hoidsid? Jah, et nagu ma ka selle üritusel ütlesin, et see ei olnud kaugeltki mina, kes seda tenniselu elus hoidis, et see oli väga palju erinevaid komponente, aga jah, klaaskuul on minu käes. Ja teine klaaskuul on Riho kodus. Mitmes see sul on? Oled sa kokku ka lugenud? Mis sa nende korraldamiste eest oled kõik saanud? Ja parima meesmängi auhinnad ka loomulikult. No täpselt samad sõnad, et see ei ole ka minu klaaskuul, et seal klaaskuuli taga on väga palju inimesi, aga ei, ma ei ole kunagi varem ühtegi sellist klaaskuuli saanud. Ma mõtlesin, äkki ma saan mänguoskuse eest või mingi mängimise eest, aga ei peab trenni rohkem tegema, et ei tulnud sellist klaaskuulikest see aasta. Ja tegelikult aasta meediateo auhind tuli ka meie majja, see tuli Delfi TV tennisülekannete eest ja ma arvan, et üks kõva pool, kui mitte 3/4 sellest kuulub ka Michelile. No, tänan väga. Ja teine... Kõik on kuulidega mehed siin igal juhul. Põhimõtteliselt küll, jah. Ja teine tähtis sündmus, mis tegelikult pani punkti sellele tenniseaastale, lõpetati ikkagi suur tennis ju Haabneemes. Kas Haabneeme on nii palju kajastust üldse saanud, ütleme, nädal aega kajastust, pluss veel mõned päevad rahvusvaheliselt? Haabneemes on senimaani minu teada toimunud rahvusvahelistest turniiridest ainult Winter Cup mõni aasta tagasi, kui hall avati, ma ei tea rohkem turniiri. Võib-olla sa Allar tead. Delfi TV tegi sealt selle Kairi Karpa videoloo ka. Kunagi Winter Cupist. Jah, see oli, tookord ma ise ka korraldasin, ma mäletan seda turniiri. Et see oli vist esimene, et rohkem ei ole vist. See oli esimene täiskasvanud rahvusvaheline turniir. Jaa, kindlasti. Winter Cup on 2 korda mängitud seal. Jah, Winter Cup on 2 korda. Aga äärmiselt hubane ja mõnus koht. No ütleme nii, et eriti tänastes kontekstis korraldada turniiri, ma nagu olen siiralt õnnelik, et see asi ikkagi möödus ilma igasuguste vahejuhtumiteta ja me võtsime seda asja päris tõsiselt, et oli ka mängijaid, kes tuli tagasi saata, kuna neil koroona testi vastus ei jõudnud tulla selleks ajaks, kui mäng juba algas. Aga õnneks kõik läks ilusti ja
ja mängijad jäid rahule ja oli suhteliselt, vaikne, aga turvaline. Meie parim tulemus seal oli Jelena Malõgina veerandfinaal, eks? Ja poolfinaal paarismängustel. Jah, täpselt nii, olid Jelenal ka päris head võimalused veerandfinaalis, aga vastane oli seekord natuke parem. Postitasid ühe vahva pildi võitjatüdruk Lätist. Räägi temast. Jah, see oli natukene päris suvaline tüdruk see ei olnud, aga 18-aastane noor tüdruk Lätist, kes palus vabaväeset nii-öelda wildcardi, turniiril ei olnud üldse üles antud ja palus vabaväeset kvalifikatsiooniturniirile, kuna turniiri põhitabeli kaardid olid kõik juba jagatud. Ja siis sai ta sinna turniirile peale ja tüdruk võitis oma elu esimese nii-öelda profiturniiri 18-aastaselt, aga ta loomulikult ei olnudki väga suur üllatus, et ta on juunioride arvestuses olnud maailma 6 ja möödunud aastal võitnud ka Ameerika lahtised juunioride paarismängus, et on väga, väga suure potentsiaaliga tennisemängija ja väga tubli tüdruk. Camilla Bartone, jätka siis see nimi meelde. Vahva müts oli tal peas muidugi autasustamisel, et jaa, meil olid kõik suur tänu kõigile nendele toetajatele ja sponsoritele, tüdrukud said kõik asjad, mis nad neile said, oli puhas käsitöö, Eestis tehtud käsitöö, nii et tüdrukutele väga, väga meeldis. Aga lähme siis selle edetabelikese juurde. Meil on siin kokku 19 sündmust, üks sündmus, isegi paar sündmust, mille mina nii-öelda nominentina õhku viskasin, ei saanud üldse punkte, aga loeme siis üle need ja natukene peatume ka pikemalt nende sündmuste peal, mis punkte said. Süsteem oli siis selline, et palusin ritta panna igal ühel oma top 12 ja punkte andsin neile siis raske oli muidugi välja mõelda, mis see punktisüsteem peaks olema, et oleks nagu aus ja esikolmik saaks ka natuke rohkem väärtust ja leidsin, et siis MotoGP scoring system tundus kõige ausam niimoodi, et esimesele kohale 25, teisele 20, kolmandale 16 ja sealt edasi läks siis 13 kuni vist allapoole. Ja loeme kiirelt ette siis võib-olla esimesed 3 ja natukene peatume ja siis vaataks ikkagi, püüaks keskenduda rohkem nendele esi 12 ja esi 10. Kohale number 19 pääses selline huvitav nominent nagu Andrei Luškini osalemine 100. Eesti meistrivõistlustel. Riho, see oli sinu pakkumine. Räägi, miks see sinu jaoks mõjukas sündmus sel aastal oli? No esiteks, mis mulle väga-väga sümpatiseerib, on see, kui sa näed kedagi, kes mängib veel Eesti meistrivõistlusse kaasa 47-aastaselt ja põhimõtteliselt puhtalt tennise armastusest ja tahab ennast proovile panna ja see on väga suur motivaator noortele, kes täna tõsist tennist üritavad ja rahvusvahelist üritavad, et keegi tuleb lihtsalt mängib selle pärast, et tahab proovida, kui hea ta ja veel 47-aastaselt on. Andrei Luškin ju esimest korda üksikmängu Eesti meistriks tuli äkki aastal 2000, Allar, sa mäletad? No ikkagi ammu. Ma otsin välja, ta viimati tuli, see oli 2004. Jah, aga esimest korda vist varem. Ja Andrei Luškin on väga palju ka paarismängus ja segapaarismängus Eesti meistriks tulnud. Aga see selleks, osaleda võib igaüks, aga tulla ja mängida. Andrei Luškin mängis kvalifikatsiooniturniiril 3 väga kõva mängu ja jõudis põhiturniiril muidugi oli, ta ise ütles, et peale seda turniiri ikka niisugune nädal aega oli ikka energia kehast välja pummatud, aga mängis suurepärast tennist, et see oli väga, väga äge ja andis estikatele kõvasti värvi juurde. Andreil on siis 3 üksikmängu, 5 paarismängu ja 4 segapaarismängu Eesti titlit. Ja viimati siis tuli üksikus 2004 ja samal aastal ka Rüütliga segapaaris. Müts maha, aplaus Andrei Luškinile. Aplaus. 19. koht. 19. koht. Maailma tennises meie arvates. Ja. 18. kohale jõudis 7 punktiga Djokovic'i Adria tuur, see oli juuni alguse paiku seal samas Adria mere ääres ja miks ta siis nii märgiline on, et see tegelikult oli esimene selline suurem näidisturniir, mis pärast koroona seda pauku lahti läks ja kahjuks see seda koroonat pidurdama ei pannud, sest nakatusid seal nii Djokovic, Grigor Dimitrov, Borna Džoric, Viktor
Troitski ja nende taustajõud ja vist oli Djokovic'i naine ka, kui ma ei eksi, et mis te arvate, oli see nüüd turniir, mille oleks võinud tegelikult pidamata jätta või oleks saanud teistmoodi pidada? No okei, ma teen ka sõna siis, et no tagantjärgi oleme targad, et loomulikult oleks pidanud pidamata jätta, aga teades Djokovic'i, et ta no kergelt selline vandenõuteoreetik on ja väga igast vaktsiinidesse ja asjadesse ei usu, et ehk ta selle pealt selle kollardas ja ma usun, et see koroona oli sel ajal ka suhteliselt uus nähtus, et ilmselt alahindas seda olukorda ja noh, ei saa öelda, et sama õnnetu juhus kui USA lahtistel palliga kõrri löömine joonekohtunikul, aga eks ta tagantjärgi ikkagi sai ise ka aru, et see viga oli, aga noh, mis teha, kõik me teeme vigu. Võib-olla sellel rohkem pikemalt ei peatugi, vaatame, mis selle maailmaga üldse edasi saab, aga 17. kohale siiski jällegi koroona murdis ennast nii meie edetabelisse kui murdis ka maailma tippmängijaid, nimekajamatest näiteks Djokovic ise, Simona Halep, Kei Nishikori, Sam Querrey põgenes Venemaalt koos naise ja lapsega, vist on 1 või 2 lastel, 1 vist oli, Peterburist, et mitte karantiini jääda ja kuskile haiglasse sattuda. Nüüd viimast uudist täna huvi pärast vaatasin, et kus ta siis välja on ilmunud ja ilmus novembri alguses välja Californias, keegi postitas sotsiaalmeediasse mingi video, kus juhuslikult Sam Querrey mängis taustal tennist, et ma ei tea, kas ta sai ta positiivse proovi tulemuse ka, et miks ta seal sunniti karantiini või oli ta lähikontaktne? Kes selle teab, eks? Kes seda teab, jah? Aga no siin koroona ähvardas ju tegelikult ja jättiski ühe suurturniiri ära, aga need turniirid, mis toimusid koroona tingimustes, French Open, US Open, võime kordajalainuks lugeda? Ma võiksin öelda nii palju, et ma arvan, nagu sport üldse on näidanud sellist väga head ühest küljest nagu eeskuju või teisest küljest nagu, et kõik on võimalik ikkagi teha ja ma arvan, et tennis on üks ka nii-öelda eesrindlikumaid selle nii-öelda spordi hulgas ja koroonat silmas pidades. Et sisuliselt suurturniirid on peetud, tuur ikkagi mingil moel toimis, omas mullis, omas sellises keskkonnas, küll ilma pealtvaatajate, kas see nagu on see sama, aga samas ikkagi mängijatel oli nagu teatud võimalused, et kui siin sellele 18. kohale Djokovic turniirile viidata ka, eks ole, siis ju seal oli nagu täielik korralagedus, eks ole, et keegi ei uskunud, teadnud ja ei tahtnud nagu midagi mõelda selle peale või arvata, et see ei hakka mulle külge või läheb meist mööda. Aga jah, ma arvan, ega peale seda nii-öelda sellest võeti nagu teatud eeskuju negatiivses mõttes ja hakati positiivselt rohkem mõtlema selle peale, et kuidas kaitsta sportlasi ja tegelikult see tuur ikkagi lõpuni viia. Kas Eesti Tenniseliidul on juba vaktsiinid varutud? Jaa, meil on koostöö Eesti Vabariigiga, oleme tellinud, jah. Aga tegelikkuses, miks ma küsin, et Andy Murray vist paar päeva tagasi võttis kuskil sõna, et tegelikult see tennisistide kohustuslik vaktsineerimine on tema arvates ainuõige tee, kuidas tennis saaks jätkuda? Enne meditsiinitöötajaid või pärast? Seda ta ei täpsustanud, jah? Kõigepealt tuleb vaktsiin välja töötada, siis saab hakata edasi rääkima. Ta on välja töötatud, aga tal ei ole vist müügiluba veel, ma saan aru. Jah. Tegelikult, kui ju vaadata alates Ameerika lahtistest, on ju saadud päris hästi hakkama, et on üksikud mängijad, kes on jäänud positiivse prooviga turniirist eemale, aga kõik on toiminud ja küsimus on pigem ju publikus, et turniirid toimuda saavad, mängijatega ei ole küsimust. Isegi ma ütleks, et üllatavan, et nii vähe mängijaid on nii-öelda turniiril või vähemalt nii palju kui kuulda on olnud, et väga palju neid ei ole olnud, kes on nakatunud ja eemale jäänud. Aga lähme edasi. Meil on 15. ja 16. koha jagamine. Alustame siis sellest, mis mul siin tabelis ja paberi peal eespool on. See on Naomi Osaka 7 näomaski ja US Openi võit. 7 näomaski siis tähistasid 7 mustanahalist, kes on politsei vägivalla ohvriks langenud ja siis politsei käe läbi surnud. Mul on need paberil kirjas ka, võib-olla kellelegi ütleb
selline nimi nagu Breonna Taylor, Elijah McClain, Ahmaud Arbery, Trayvon Martin, George Floyd ei tohiks olla tundmatu nimi, Philando Castile ja Tamir Rice. Vist küsiti peale esimest ringi kohe, et mitu maski sul veel varuks on, ta ütles, et 6 on veel, et loodetavasti jõuan finaali ja saan neid kõiki näidata. Ja finaali ta siis jõudis ja alistas seal Victoria Azarenka 1-6, 6-3, 6-3. Ja loomulikult ka Anett Kontaveit jäi 2 korda tema teele seal US Openi väljakutel 8. finaalis. US Openil alistas Kontaveidi 6-3, 6-4 ja eelmisel turniiril siis Western and Southern Open veerandfinaalis 4-6, 6-2, 7-5. Ma kõigepealt küsin, et miks Kontaveit sel aastal ei saanud Osakast jagu? Miks ta osutus selliseks seinaks meile? No sellepärast jagu ei saanud, et Osaka on parem mängija lihtsalt, et väga võimas ja Anetil olid omad võimalused, väga keeruline küsimus, miks jagu ei saanud, et praegu ikkagi kogu austusest Aneti vastu ikkagi, kui Osaka on tippvormis, siis ta on absoluutne maailma tipp ja väga keeruline on Osaka puhul. Tihtipeale oleme vaimselt natuke kõikumist näinud ja ta mäng kõigub, aga kui ta nii-öelda oma relvad, võimsad pallingu ja eeskäe ja ka tagantkäe tööle saab, siis on ta grammi võrra netist parem ja lihtsalt sellepärast ta vastu ei saanudki, aga kui nii võtta, siis vaadata kogu turniiri vaasi nii-öelda USA lahtistel, siis Anett oli üks paremaid mängijaid, kes talle vastu sai, et nii lihtne see ongi. Kas me võime eeldada, et Osaka on nüüd oma peas need asjad korda saanud ja enam neid esimese teise ringi libastumisi suurtel slämmidel ei tule, nagu ta siin varasematel aastatel on juhtunud ja sellised, kuidas viisakalt öelda, et pealt vaadates tundub nagu loobuks võitlemast mingil hetkel, aga nüüd on jällegi nagu päris korraliku aasta teinud, et võime eeldada, et seal on mingi töö tehtud. Väga raske on öelda, et kas nüüd töö on tehtud. Kindlasti ta töötab selle kallal, et tal neid üles-alla käimisi väga palju ei ole, et mis iganes see probleem tal siis on nende esimeste ringidega, aga mängult on ta muidugi kogub nii-öelda seda enesekindlust, et ja läheb, ma ütleks, et turniiri nii-öelda käigus muutub järjest paremaks mängijaks, et eks väga paljud mängijad tegelikult on nii-öelda esimeses ringis on nagu haavatavamad kui turniiri käigus. Ja Osaka tundub olevat üks nendest. Aga lähmegi edasi. Samale pulgale asetas meie neliks siis 15. 16. kohale Ivanovi 9. üksikmängu Eesti meistritiitli kokku, 8. siiski. Ja kokku on tal neid kõikide mänguliikide peale juba 19. Tegi vist sel aastal puhta vuugi, eks, kõikides mänguliikides. Jaa, absoluutselt ja ma arvan, et ta enam-vähem peabki olema samal tasemel, sest Osaka ju segapaaris ja paarismängus ei võitnud US Openil ja Ivanov võitis kõik 3 mänguliiki eestikatel, et täiesti okei tabel. Ja tema õpilane siis Jelena Malõgina võitis esimese üksikmängu tiitli, mis on ka minu arvates päris märgiline Eesti tennises, et ta tegelikult jahtis seda juba päris mitu aastat, päris tulihingeliselt. Jah, ka nii nagu võib-olla rahvusvahelises naiste tennises on selline segane olukord, et kes võidab ja kes kaotab või kes see nii-öelda liidriks seal tõuseb, siis Jelena, ma ütleks, et nüüd viimase aastaga on võtnud selle liidri, nii-öelda koduse liidri koha ikkagi endale ja päris järjekindlalt, et vaadates siin nii viimaseid kas või Mastersit või ka Karulaugus toimunud naiste turniiri või vaadates üleüldse, kui palju ja mida ta on tuuri peal teinud võrreldes teistega, siis ta tõuseb ikkagi esile sealt, jah. No olles näinud, kuidas Jelena seda sama Karulaugu turniiri kaotust läbi elas, siis ma eeldan, et ta läks ikka väga suurte ootustega sinna Haabneemele peale. Nägid sa seda samuti?
jah, eks need kodused turniirid on mängijatele nagu nii ja naa, et ühtepidi on kodune toetus ja et publik toetab ja kõik on tore, teistpidi on lisapinged alati, sest kodus kõik tahavad hästi mängida ja me oleme ajaloos näinud neid mängijaid küll, kes üldse ei taha kodus mängida ja kardavad seda kodus mängimist, et väga hea on kuskile kaugele minna ja seal oma parimat tennist näidata. Aga Jelena Malõginast rääkides, ta on ikkagi absoluutselt kindel 3. reketana Eestis, pika puuga on ikkagi kindel 3. ja kogu aeg on läinud edasi, et tema, ma loodan, et ta suudab selle sammu nüüd järgmisel aastal teha, et ta ikkagi Futures turniiridelt ITF turniiridelt hakkab suutma ka 25,000 ja 50,000 turniire juba vaikselt mängima, et ta on võimeline selleks ja ma arvan, et Vova on väga-väga hea inimene, kes teda võiks selle koha pealt aidata, kellel on väga-väga palju kogemust tuuril. Loodame, et tõus jätkub. Kohal number 14, Sofia Kenin, minul on siin kirjas Sonja Kenin, mis on ta eesnimi. Esimene slam'i võit Australian Openil. Ta on siis 22-aastane tütarlaps ameeriklanna, maailmas 4, märkamatult päris kiiresti tõusnud eelmise aasta enim arenenud mängija VTA-s ja olles siis selle saavutusega esimene ameeriklanna, selle VTA Most Improved Player of the Year pärast Serena Williamsit 99, mis on ka üpris märgiline, aga Austraalias alistas ta siis finaalis Garbine Muguruza 4-6, 6-2, 6-2. Millised muljed jäid aasta algusest Kenini võidust? Sellest on nüüd omajagu möödas. Ma just tahtsin öelda, et võib-olla siin 2 eksperti, kes on rohkem kommenteerinud neid, et oskavad rohkem rääkida, sest tõesti see tundub nagu jumal, millal see turniir oli, aga nii palju, kui ma finaalist oskaks öelda ja mäletan, et minu jaoks oli Muguruza ikkagi favoriit, et ja ma olin suhteliselt kindel, et nii palju, kui siin üldse tennises ja naiste tennis saab kindel olla, et Muguruza selle tiitli napsab seal, et ikkagi see ei olnud tal esimene kord mängida finaalis, ta on võitnud, tal on seda finaalikogemust ja seda pinget võib-olla nagu suudab paremini taluda, kuid fantastiline saavutus ja mäng tegelikult Kenini poolt, et ta vist esimest seti kaotas ja siis 2 seti võitis, et päris kindlalt 6-2, 6-2. et respekt, mis seal ikka. Michel, on Kenin sinu ekraanile ka ette tulnud? Jaa, loomulikult on Kenin ja mulle Kenini juures meeldib see, et sa küll ütlesid ameeriklane tegelikult on ta, ütleme ausalt, ta on venelane ja tal on selline vene hing heas mõttes sees, et tohutu võitleja ja näha, et selline tohutu töötahe on tal ja iga punkti pärast mulle väga meenutab Maria Šarapovat ja täiesti õigustatult võitis ja väga stabiilselt mängib tõepoolest, et kuigi peale mängu hakkab ta tihtipeale nutma mingis veerandfinaalis või mida iganes, aga kuskil mängu sees neid nõrkushetki tal ikkagi ei tule, et ta suudab selle mängu ära mängida ja pärast laseb nii-öelda kõik emotsioonid välja, et väga kihvt mängija ja usun, et ta jääb ikka sinna top 5 või 10 ikka aastateks ja aastateks figureerima. No ma ise kirjutasin Kenini millalgi tenniseajakirja loo, et tegu järjekordse naismängija, kes Venemaalt Ameerikasse koos isaga on läinud õnne otsima, nagu kuulsam näide Maria Šarapova, eks, aga kes jäi ikkagi Venemaa lipu alla. See selleks lihtsalt meeldiv on näha, kuidas tema ja see isa koostöö ka nagu toimib, et seal ei tundu küll mingit kanakitkumist või et isa hakkaks midagi seal treenereid vallandama või mitte, et tundub selline erandlik koostöö, me muidugi ei tea, mis seal sisemuses pulbitseb. No jällegi niisugune ehtne tuhkatriinu lugu, mis kindlasti annab paljudele inspiratsiooni ja motivatsiooni nagu üritada ja jätkata. Ja tahtsin öelda ka selle Sofia Kenini võidu puhul, et kui me praegu siin neljakesi hakkaksime rääkima, et kes 2021 naiste Grand Slami võitma hakkavad, siis see on jälle üks hea näide, et naiste tennises kõik kaardid on avatud ja miks ka mitte meie tüdrukud ei võiks lõpuks teha sammu edasi ja võtta ka see kõige kõrgem.
aga meie tüdrukutest edasi rääkides, siis kohal number 13 on Kaia Kanepi 3 ITF-i turniirivõitu sel aastal ja eriluba Tokyo olümpial osalemiseks. Kõigepealt turniirivõitudest võitis siis oktoobris Prantsusmaal, ma ei hakka selle linna nime isegi hääldama, võitis finaalis Harriet Darti 2 setis, Istanbulis Vera Svonarjovat 2 setis ja novembris Las Palmases Egipt Lannat Majar Sherifi samuti kindlalt 2 setis, mingit küsimust ei olnud. Kokku on tal nüüd 18 tiitlivõitu üksikmängus ja 2 paarismängus. Üksikmängude arvestuses Eesti rekord, Kontaveidil on üksikmängus 14 ITF-i tiitlit, aga Maret Anil on üksikmängus 7 ja paarismängus 17. See selleks, mis me ütleme, Kaia Kanepi läks jahtima seda, et ta pääseks Australian Openil ilma kvalifikatsioonita, sai selle turvaliselt kätte, on nüüd seal 100 parema seas ja 3 karikat ka on kodus. Allar, Riho. Ma tahtsin lihtsalt seda öelda, et minu jaoks ei ole see üldse mitte mingi üllatus, jälgides ju Kaia Kanepit päris pikalt ja teades, kui palju Kaia on seda oma elus teinud, et ta tuleb mängib madalama taseme turniire, võidab neid mööda minnes ja siis jõuab Grand Slamil veerandfinaali. Kaia on seda korduvalt teinud, et minu jaoks ei ole see küll eriline üllatus, et ta neid $25,000 turniire võidab. Võib-olla pigem siis see, et ta eriloa olümpiamängudeks sai, et see on tore punkt, et aga äkki Allar valgustab meid selle teise punkti osas siis? No ma hakkan esimesest punktist peale, et selles suhtes ju nendel turniiridel oli väga selge eesmärk jõuda tagasi, ütleme, top 100 piiri peale, kus siis on otse pealepääs Austraalia põhitabelisse ja ma arvan, et selle ta täitis, et jah, ta on tõesti mänginud neid madalama tasemega turniire võib-olla rohkem siin nii-öelda mitte vastavalt oma edetabeli kohale kaasa, kuid eks tema viimased aastad on sellised natuke nagu teistsugused olnud ka, et kuskilt ta tahabki natuke rohkem mängida, mingid nädalaid, kus võib-olla tuuri ei ole ja kunagi pole ka tuuril ju nii-öelda garanteeritud teatud arv mänge, mis on tõenäolisem madalamal ja on tunne ka see, et tal ongi lihtsalt vaja natuke rohkem palli lüüa, mitte mängida nende tippudega iganädalaselt üksteise vastu. Aga mis puudutab teist punkti, siis ma arvan, meil kõigil on hea meel, et ITF andis selle eriloa. Need argumendid selle jaoks olidki Kaia aastatepikkune tegelikult panus, nii Fed Cupi turniiridel mängimisel kui ka üleüldse tennisesse, aga loomulikult Fed Cup enne kõike. Ja mis siin ma arvan väga palju kommenteerida, et jumal tänatud, nüüd on vaja ainult jõuda veel edetabeli koha mõistes kõrgemale, et see koht oleks nagu tegelikult ka garanteeritud või et see võimalus oleks osaleda, et võib-olla mingis mõttes nagu paberimäärimine kergem töö on tehtud, et nüüd on vaja jõuda edasi ja muidugi sinnamaani 25 ega ei jõua, et seal on vaja natukene kõrgemal tasemel mängida. Milline roll selle eriloa saamisel või küsimisel oli EOK-l? Ma ütleks, et selline heas mõttes toetav, et meil tenniseliidu alt pidi see kiri minema, meil ei olnud küll mingisuguseid nii-öelda vasturääkivus selles suhtes, et me ei teeks midagi, et selles suhtes oli teil suhtlus omavahel? Jaa, oli EOK-ga suhtlus, Kaia oli igati päri ja aitas kaasa, ka meditsiini pool oli, ütleme, selle eriloa taotlemisel oli oma osa meditsiiniliste paberitel, et me saime, ma arvan, väga hea mapka kokku, ja tulemus oli positiivne. Aga see, et ta nüüd ikkagi olümpiakandidaat mingis mõttes, ütleme, et jõuab 2-3 kuuga sinna edetabeli kohale ka, kus ta peaks olema, kas see toob ka mingit finantsilist tuge riigi poolt? Kaia on C-tasemega sportlane. Kas see on nüüd nii nagu ta on, eks ole, et kindlasti on see mingisugune toetus,
aga noh, teades ka teistpidi tennise kulusid, siis see nii-öelda tulu on üks osa sellest suurest potist, mis tegelikult tuleb kokku ajada. Kas keegi muidu seda viimast finaali nägi ka, seda vist kanti üle internetis? Mina küll ei näinud, aga mida ma julgen väita, kui Kaia on terve ja vaadates, kui ta nüüd ITF-turniire mängib ja võidab siin, siis ma julgen küll pakkuda, et ta maailma top 20 tasemel tennist mängib. Selle sama fakti ma küsisin, sa ütlesid selle TV3 sporteetris ka välja, ma küsisin seda Tussiti käest ka, et ütlesid, see võib täiesti tõsi olla. Eks seda natukene, no ütleme, kui me vaatame viimane, kui ta Eestis mängis Eesti-Läti matšil ja kui ta tegelikult võitis nii Ostapenkot kui ka Sevastovat, siis Kaia ei olnud mänginud tegelikult, et ta suutis ka need matšid ära võtta. Kaia puhul on alati hästi palju niisugust küsimärke, aga tõesti, ma arvan, et kui ta praegu on heas vormis ja on saanud mänge alla, siis ma loodan, et võib olla positiivne üllatus Austraalia Openil. Punkt number... sa tahtsid veel lisada midagi? Ei, ma korra Rihole lihtsalt kõrvale öeldes, et loomulikult Kaia oli tubli, aga Ostapenko ja ei olnud ka ju mänginud ühtegi matši seal, aga tõesti hästi mängis ja kas ta, ma ei julge öelda, et ma pole näinud neid viimaseid matše, kas ta maailma top 20 on, et me pole paljusid naisi üldse näinud, et Partit ei ole näinud tükk aega ja Andreskut ja iganes, aga loomulikult, et kui Kaia niimoodi võidab siis ja Riho teab seda täpselt, eks siis Austraalias on tõetk ja miks mitte, loodame, ma vähemalt arvan, et see võis ka selles suhtes hea märk olla, küll ma ei tea Kaia mõtteid ja ma ei tea, kas teie teate, aga kui need ITF-id oleks võib-olla ebaõnnestunud ja ei oleks Austraaliasse otse peale saanud, et kas ta oleks oma karjääri üldse jätkanud. See oli ju tegelikult suvel õhus ju. Absoluutselt, et see selles mõttes väga-väga positiivne, et ta on nüüd ikkagi püsib tennise juures ja praegu on tal läinud väga hästi, aga jah, loomulikult tal on tegelikult kogu karjäär on olnud see küsimärk, et maailma edetabel teatavasti tähendab seda, et sa aasta jooksul mängid 17 turniiri, mis sul arvesse lähevad, et Kaial on väga palju olnud neid üles-alla hetki ja praktiliselt nagu tervet hooaega, kus ta õnnestunult oleks terve hooaeg mänginud, mina julgen küll väita, et ta pole kunagi oma reaalset edetabeli kohta tegelikult välja mänginudki, et tal on hästi palju olnud karjääri jooksul keerulisi momente. Kaiast rääkides ja tema karjääri jätkumisest rääkides, mul tuleb alati meelde see intervjuu, mis ta mulle andis Rocca al Mare tennisekeskuses aastal 2013 või 2014, kus ta ütles, et oli just käinud kannaoperatsioonil järjekordselt, et arstid ütlesid, et ma saan veel 2 aastat mängida. Nii, meil on aasta 2020 ja ikka mängime. Meditsiin teeb imet vahest. Aga ma arvan ka, Kaia on hoidnud oma keha väga heas konditsioonis viimased aastad. Kindlasti tänu Indrek Tustitile ja kindlasti ka mingisuguse läbi mingi teadlikkuse tõusu ja ennast võib-olla nagu paremini tundma õppinud, et ka küll teadmata kõiki üksikasju, kuid vaadates kui nii-öelda füüsiliselt võimekas ta täna on ja milleks ta võimeline väljaku peale on, see on tõesti lugupidamist väärt ja ma olen nõus, et ta võib võita top 20 mängijat kindlasti, et kas ta nüüd on top 20 nii-öelda tasemel läbi aasta, et see on küsimus, et ta täna või eelmised aastad ta ei ole suutnud tervet hooaega mänginud või ei ole soovinud mänginud nii-öelda tervet hooaega kaasa, et eks see on ka oma selline küsimärk ikkagi veel õhus. Serena Williams ka ei mängi tervet hooaega kaasa? Absoluutselt, aga ütleme nii, et kui sa ikkagi korra sinna nii-öelda Grand Slamil etteotsa pääsed, siis sul on ka lihtsam seal eesotsas püsida, et sa ei peagi siis nii palju kaasa mängima, aga sinna jõuda on natuke raskem, jah. Jah, Serena Williams võib-olla on natuke halb võrdlus Kaiaga võrreldes, et Kaia on ka ju tiitleid ju saanud, ka suuri VTA tiitleid, aga jah, suured tiitlid on puudu ja me võime Kaia puhul rääkida sellest, et ta on võitnud väga häid mängijaid, ta on võitnud, ma arvan, me saaks 2 käe sõrmedel lugeda neid, kes on maailma esimesed olnud, keda Kaia on alistanud ja ka valitsevaid maailma esireketeid alistanud oma karjääri jooksul, aga küsimus on selles Grand Slami puhul, kuidas 2 nädalat vastu pidada maratoni, see on küsimus. Ootame huviga Australian Openit. 12. koht, nüüd Michelle ja Riho räägivad meid surnuks siin. Daniil Medvedevi võit, ATP
aastalõputurniiril Londonis. Ma üldse imestan, et mehed siia jõudsid, sest neil on sellised päevad ja sellised ülekanded selja taga, et kus pulss käib üles-alla ja üldse väga pikad päevad. Ma ei tea, üks mäng siin lõppes kell 1 öösel, minu arust teil ise panin teleka kinni poole pealt. Igatahes finaalis alistas Dominic tiimi 4-6, 7-6, 6-4. Poolfinaalis langes Nadal, alagrupis Djokovic, Zverev, Schwarzman, puhas vuuk. Jah, puhas vuuk. Mängis muidugi suurepärast tennist, aga jälle paar aga on loomulikult, et me võiksin samamoodi praegu Dominic tiimist rääkida, et tegelikult kui me kes seda matši nägi, siis seal oli 1-2 punkti, mis tiimil nii-öelda ebaõnnestus ja Medvedev sealt kätte sai ja samamoodi tegelikult oleks Medvedev võinud ju Nadali vastu juba reketit pakkida, et set ja 4-5 murdega maas Nadal hakkab pallima. Oleksid ei mängi jälle ja tõepoolest Medvedev ikkagi vääris täiesti seda tiitlit, et kõik matšid ta võitis ainukesena ja mis ma ikka oskan öelda, et imeline mängumees ja 1,98 m pikk, selline liikumine väljakul, pallingutest, eeskäest ja tagantkäest. Kõik asjad on olemas, pluss vaimselt väga tugev, et mine tea, võib-olla on järgmine aasta lõpta uus maailma esireket, võimatus ei ole, et kõige loogilisem, vähemalt minu arvates võiks olla, kui see suur kolmik sealt lõpuks taandub. Federer on suuresti juba seal nii-öelda Riho kurvastuseks, mina ei usu, et Federer enam Grand Slami võidab ja maailma esireketiks tõuseb, Riho kindlasti usub seda veel. Aga ma arvan, et Medvedev on tiimiga need järgmised mehed, kes selle trooni seal üle võtavad. Riho, mis sul Medvedevi kohta on öelda? On ta nõrki kohti ka või? Rääkides veel natuke laiemalt Masterchefist, jah, tegelikult Michel mainis ka, et oleks võinud seal igasuguseid huvitavaid asju olla, et alustades sellest, et Andrei Rubljovil olid seal mis oleks võinud seda alagruppi kõvasti muutuda ja nii maailma esimene kui maailma teine reket, mõlemad mängud ju olid väga-väga lähedal nii Djokovicil kui Nadalil. Kuigi ma arvan siiralt, et finaali jõudsid ikkagi 2 parimat sellel turniiril raudselt, et selles ei ole küsimus ja lõpuks parim mees võitis, aga Danil Medvedev, ma isiklikult, mulle ta väga meeldib ja ta on täiesti teistsugune kuju ja ta on väga tark mängija ka, et ootan väga põnevusega, mis siin järgmisel aastal saama hakkab, et lõpuks ometi on meeste tennises, ma ütleks, et selline ülemineku aeg tulemas ja lisaks sellele Medvedevile me oleme siin väga palju neid matše nüüd kommenteerinud, on terve posu itaallasi noori kutte, kes on väga head mängumehed, on prantslane Hugo Humbert, noor mängija, kes on imeasju teinud siin, et siin on huvitavaid tegelasi tulemas, kes on võimelised ka kõikidega siin lahinguid pidama. Et see on äärmiselt huvitav. No neid matše, mis ma olen Medvedevist näinud, mul tundub, et ta ilma publikuta mängib isegi paremini kui publikuga. Tal on, ma mäletan, mis US Open see oli, kus tal ikkagi selle publiku toime tulemisega ja publiku hüüete ja vilistamistega oli ikka tükk tegemist, seal loopis reketit, näitas keskmist näppu ja sai vist paar trahvi ka. Sai paar trahvi, aga peale matši intervjuud andes võitis USA publiku enda poolele ja sai Nadali vastu ikkagi tiivad finaaliks ja ei olnud seal kaugel, et see elu esimene Grand Slam ka ära tuua, nii et ma ei ole selles suhtes suga nõus, et ta ilma publikuta paremini mängib, et mulle tundub, et ta kogu aeg mängib hästi, vähemalt. Kui pikas perspektiivis see hooaeg võtta, siis väga palju ikkagi tal ka saavutamata aasta lõpp oli küll väga tore, aga näiteks Peterburi turniiril, oma koduturniiril, mida ta tahtis väga-väga hästi mängida, kaotas ta Opelkale seal, lõhkus seal reketit ära ja ka aasta lõpp, jah, sarnaselt 2019 aasta lõpule. Raske öelda, et kas nüüd nii-öelda Medvedev kogus vormi aasta lõpuks oli siis nii-öelda parem mängija kui aasta algus või pigem teised kukkusid aasta lõpuks ära, aga igal juhul suurepärane aasta lõpp ja 2 aastat järjest niimoodi, et 12 mängu järjest võitnud praegu.
jah, ja 2019 oli ju veel unelmatem aasta lõpp, et jõudis seal 5 turniiril järjest finaali vist, kaasa arvatud USA lahtised, et no loodame, et saab aasta esimese poole ka endal käima ja siis peaks meil nii-öelda paberil esireket olemas olema. No üks mees, kes võib-olla kohe tuleb meelde, kui rääkides publikust, siis mulle isiklikult on tundnud, et ta on väga palju seda ise ka öelnud, kes publikust väga puudust tunneb ja kes võiks justkui mängida paremini publiku ees, on Rafael Nadal. Tema on küll mitmel korral seda maininud, et ja just need momendid ja hetked, kui tal see rusikas püsti läheb, et siis ta seda publiku abi vajab, et võib-olla see oleks Rafael Nadali tulemusi kuidagi paremini mõjutanud, rääkimata muidugi sellest, et mees niikuinii võidab Roland Garros turniiri, et ka ilma publikuta. No seal natuke ikka natuke oli, jah. Aga mul ka ikkagi vaikselt hakkab tunduma, et kui siin eelmised aastad on nii-öelda küsimus olnud, et kes nendest taganttulijatest nii-öelda segab kaarte, siis nüüd on võib-olla ka järgmine periood on küsimus, kui palju need eesolijad segavad kaarte veel, et seal ikka väga ähvardavalt tulevad tagant poisid. No kui me siin aastalõpu turniiri peal juba oleme ja Mastersi peal ka, siis Zverev ei mängi nüüd ka tegelikult päris halvasti, et on ka tema ju nende kandidaatide seas, kes võiksid siin esikolmikut ohustama hakata lähiaastatel, aga mis te arvate, see väike skandaalikene või päris suur skandaal ikkagi selle ekstüdruku vägivallasüüdistused, kuidas see tema tulevikku võib mõjutada? Väga keeruline öelda, et ma arvan, et lihtne on see, et kui Zverev ei ole süüdi, siis teda ei mõjuta, kui ta on süüdi, siis see kindlasti teda mõjutab, et tema ise seda kõige paremini teab ja meie siin kõrvaltvaatajana võime ainult midagi oletada, et loomulikult need meeldivad süüdistused ei ole ja kui nad ikkagi tõesed ei ole ja õige kraesse nii-öelda ei karga keegi, siis ma arvan, sealt midagi suurt ei tule, et see asi unustatakse ära ja unustab ka selle Zverev ära, aga kui nii on juhtunud, siis see võib tõepoolest võib-olla ta karjääri täitsa ära rikkuda. Eks paistab, kuidas see saaga edasi läheb. Läheneme esikümnele, võtame Roger Federeri imeline pääsemine matšpallide pealt Australian Openil, see on meil kohal number 11 ja sellest oskab meile Riho pikemalt rääkida, miks see oli aasta üks olulisemaid sündmusi, üks dramaatilisemaid päris kindlasti kohe. 7 matšpalli veerandfinaalis Dennis Sandgreni vastu, ma arvan, et väga paljud inimesed ei tundnud Dennis Sandgreni enne seda matši, aga lõpuks siis ikkagi 5 setis võttis ära ja üks 5-setiline kõva lahing oli tal ka John Millmaniga 3. ringis, kus Millmanile kukkus 178 punkti ja Federerile 181 punkti, seal oli vist eepiline 5. seti tiebreak, millel ta seal võitis 0-3, 4-8 kaotusseisust. No jällegi, kui see oleks juhtunud ükskõik millise teise mängijaga, võib-olla see ei oleks midagi erilist, ma nagu puht isiklikust vaatevinkist vaatan, aga miks Federeriga sellised asjad juhtuvad, et see oli natukene niisugune muinasjutu jätk, et ikka see mees tuleb, ta on ju imeraskes seisus, ta saab sealt välja, rahvas on kõik nii eufoorias, see kuidagi jäi nagu meelde, kuigi lõppkokkuvõttes see turniir ju talle nii väga edukalt ei lõppenud, et oli ikkagi nii-öelda rongi all juba üsna varakult, aga lihtsalt see, et just see mees ja just temaga need asjad juhtuvad, et see võib-olla jäi emotsionaalselt meelde. Ma nägin Rogeri sotsiaalmeediast üks päev oli, et tagasi tenniseväljakul, see oli vist juba päris mitu nädalat tagasi, et vaikselt hakkas treenima. Mis tal muud üle jääb, et jõulud lähenevad ka ja kindlasti kuskil Dubais oma nii-öelda talveväljakul, kus ta siis vähe soojamas kliimas ennast vaikselt putitab, aga nii nagu ta ise on ka öelnud, ta ju motivatsioon on tal ikkagi suur peal, et ta soovib tagasi tulla, ta soovib mängida, ta kindlasti ei lähe turniiri lihtsalt mängima, vaid ta tahab ikkagi saavutada ja tahab näidata oma parimat tennist, et ma arvan, et nii kaua ta mängib, kui ta ise tunneb, et ta suudab ikkagi oma paremat jalga vasaku ette veel tõsta ja sellises tempos, et ikkagi punktid ka koju tuua, et ma arvan, see on see, mis teda nii-öelda drive'ib täna veel, et kas see, loomulikult ta tahab võita turniiri, kuid kas
Grand Slami karikas lõpuks veel tõuseb pea kohale või ei tõuse, et see on nagu omaette motivatsioon, kuid ma arvan, et ta ei mängi nagu üksi selle pärast, vaid lihtsalt ta mängib ka selle spordi pärast kui sellise. Michel, sina vist käisid päris julge veksli välja, et ta ei võida enam ühtegi slammi? Jah, mina käisin et Rihoga me nüüd Riidu lähme ja no puht loogiliselt võtta, ma arvan, Riho on sellega nõus, et Austraalias on see ülimalt keeruline kindlasti kõva kattega väljakul kõikide nende, keda me siin täna üles lugenud oleme, Tiim, Rubljov, Medvedev, noored itaallased ja Zverevid. Et seal on see keeruline, kui ja austraallased ka Austraalias. Ja kui see asi peaks juhtuma üldse, et siis loomulikult on kõige loogilisem, et selle aasta Wimbledonis see võiks olla, kus on punktid lühemad ikkagi ja muru on, kuigi Federer on läbi aegadega kõva kattega väljakul täiesti läbi aegade parim olnud või üks paremaid Djokovic'iga, siis ikkagi praeguses seisus kõige suuremad variandid on tal muru peal, samamoodi ma julgen öelda Nadali kohta, et ma ei usu, et enam kõva kattega väljakul suudab Grand Slami võita, aga Roland Garrosil miks mitte, et arvan, et Nadalil on seal suuremad šansid võita nii-öelda 14, kui Federeril Wimbledon, aga Federeri võimalust ma ainult Wimbledonis näen veel, jah. Et võita siis 9. Wimbledon. Täpselt nii. No selles mõttes ma olen nõus, aga loomulikult, et me räägime aastast 2021. Ime juhtus aastal 2017, kui mõlemad mehed olid omavahel, mängisid, toksisid seal Nadali akadeemias, olid vigastatud ja rääkisid, et tore oleks, kui saaks veel ühe korra siin kõrges eas finaalis kokku ja siis oli see oli 2016 ja 2017 Austraalia Openi finaal, kui Nadal Federer kohtusid jälle finaalis, et see oli juba suur ime ja sellest on juba 4 aastat möödas. Et loomulikult see Grand Slami võitmine on väga-väga õhkõrn võimalus Roger Federerilt. Aga teine asi kindlasti, ma usun, et mees poolvigasena või kehvas vormis väljakule ei tuleks. See on ka fakt, et kui ta mängib, siis ta pallile pihta saab ja see hetk, kui ta tunneb, et ta ei saa, siis ta ei mängi, et see on päris kindel ja see on kogu tema karjääri jooksul nii olnud. 8. august 2021 on see päev, kui see mees saab 40-aastaseks. Ja ma arvan, tema puhul on see mingisugune nivoo, et taseme nivoo, et millest ta nagu kehvemini mängida ei taha. Lati alla ei lase. Lati alla ei lase, jah. Aga väga sujuva ülemineku tegid Michel selle Wimbledoni asjus, et järgmine punkt ongi meil 8. ja 10. koha jagamine, 8. kuni 10. koha jagamine, Wimbledoni ärajäämine, mis sai meil siis 23 punkti, mida on 7 rohkem kui Rogeri imeline pääsemine. Wimbledoni ärajäämine isiklikult võib-olla teile, kui suur pauk oli? Minule võin öelda ausalt nii suur pauk, et ei saanud Londonisse minna. Sinust kohe täitsa kahju. aga ma arvan, et see hetk, kui nad teatasid, minu jaoks vähemalt, kui nad teatasid turniiri ärajätmisest, see nagu tundus nagu kõige mõistlikum otsus, et seda oli arvata, jah. Et kus see nagu maailm sellel hetkel oli, see oli, ma arvan, crazy kuubis, ja siis siin hiljem nagu või nädalaid hiljem või päev hiljem või paralleelselt räägitakse US Openi toimumist, see tundus nagu minu jaoks nagu järjekordne, nagu kus kohast, miks, milleks. Aga ma arvan, et mõlemad otsused siis võib-olla olidki nii, selles mõttes nagu õiged, et eks olgem ausad, seal on kindlasti raha on taga, Wimbledonil oli päris kõva kindlustus, mis garanteeris neile teatud ikkagi võimekuse ja US Openil seda ei olnud, et eks siin tulid ka mängu need argumendid, et miks üks toimus ja teine ära jäi. Aga jah, vähemalt see, et tundus ta küll väga, väga loogiline kõik, aga niimoodi tagantjärgi jälle vaadates, siis võib-olla oleks võinud ka toimetada seal ja kuigi jälle inglasi teades, siis kõik need traditsioonid ja kogu see selle juures, siis nad ei oleks sellest loobunud mitte kuidagi. Aga mis te arvate, Wimbledon 2021 kindlasti ilma publikuta kui üldse? Ei tea, sinna on veel nii pikk tee minna, aga jällegi rääksime siin Rogerist ja mulle isiklikult väga meeldis ka täpselt Wimbledoni puhul täpselt sama teema,
et miks nad on kõige-kõige, et näed, nendel oli kindlustus, nemad ei pidanud latti alla laskma, mängijad said ka auhinnarahasid, kõigile kanti ka auhinnarahasid, et see mõnes mõttes jällegi tõstis natuke nagu seda Wimbledoni staatust, et me oleme arvestanud sellega, et niisugused asjad võivad juhtuda maailmas ja midagi meil ei juhtu. No, et see on see järgmine organisatsioon, kes latti alla ei lase. No täpselt, et väga, väga positiivne, me ka rääkisimegi siin Kairi Karpaga, sattusime rääkima üks päev joonekohtunike kasutamist ja oleme palju rääkinud sellest elektroonilist joonekohtunike kasutamisest, et tema mainis hoopis teist nii-öelda teemat, et kui mängijad ütlevad, et tegelikult ongi hea, kui on elektroonika, asi on konkreetne ja otsus on selline, kellegiga midagi vaielda pole, kellelgi otsa vaadata seal ja challenge'it võtta, siis Kairi ütles, et seal üks väga oluline nüanss on reklaampind, mis on joonekohtunikel, et kui me vaatame ka Wimbledoni, kus on väga vähe üldse neid reklaame, siis see pisikene logo joonekohtuniku peal võib tähendada miljoneid korraldajale ja Wimbledon on ka nagu märku andnud, et nemad kindlasti ei taha loobuda joonekohtunikest, et jälle, seal on palju muid asju ja nüansse ka. Aga paneme tempokalt edasi, 8. ja 10. kohta jäid jagama ka Eesti Davis Cupi pääsemine teise maailmaliigasse. Toimus see siis Gruusias, keda me võitsime 4-1 ja tõusimegi maailmaliiga teise gruppi. Seal olid koha peal Riho Kallus, kas ka Aller? Olin, jah. Rääkige siis, kuidas emotsioonid olid? No Riho fännina, alusta. No minu jaoks olid emotsioonid väga ülevad, mul on tükk aega olnud unistus Gruusiasse üldse reisida ja nüüd, kui ma kuulsin, et need Davis Cup ja Gruusia, siis see oli minu jaoks nagu kõik topelt veel imeline, et ma tõeliselt nautisin seda reisi, käisin veel suusatamas Kudauris ja nägin elus esimest korda Tbilisi ära ja siis meie poisid tegid seal imet, sest me olime kogu aeg, see matš olime taga, me olime 2-1 matšiga taga, me olime paarismängus sett, ma ei mäleta, kas breigiga maas juba isegi, sett ja breik taga, Siimar Ivanov tõmbasid selle paarismängu sealt välja, praktiliselt me olime nagu juba asju pakkimas seal ja lõpuks selle võidu võtsime, üli raske matš ja arvestades, et ka grusiinidel esireket Basilashvili oli kohal, kes küll võidu võttis, aga teine päev välja ei tulnud, see oli muidugi grusiinidele löök allapoole vööd, aga see oli väga-väga võimas emotsioon, meid eestlasi seal oli üsna vähe, 1000 grusiiniga võrdselt kisasime seal ja karjusime, et aga miks Basilashvili ei tulnud välja? Viitas kas vigastusele või haigusele, mis tal seal oli, või on varasemalt olnud, et aga ega sa päeva lõpuks ei tea 100%, kui palju ja mis seal oli, et eelmine päev ta mängis, järgmine päev, ma ütleks, et see oli neile grusiinidele hädavajalik, et ta mängiks, aga meie õnneks ta ei mänginud. Tavaolukorras me oleks nüüd teises grupis, meil oleks matš Šveitsiga, meil oleks see toimunud tavaolukorras mis kuus? Septembris Zürichis. Septembris, jah. Nii, mis nüüd saab? Mis Davis Cupis saab? Toimub järgmine aasta. Sama aeg ja Zürich. Või ütleme, mitte Zürich, aga siis kus iganes nad otsustavad. Ikka septembris, jah. Aga siis ei ole ju Federeril enam motivatsiooni, kui ei ole seda Tokyo uus tsükkel hakkab. Uus olümpiatsükkel, jah. Pariis 2024. Nii et ma arvan, et ta peab hakkama Federeri nii vara maha mata, loomulikult tal on motivatsiooni mängida Eesti vastu. Sest ta pole ju kunagi mänginud Eesti vastu. Muidugi. Ta ei mängi ju raha pärast, ta mängib armastust tennise vastu ja see on üks jälle hea koht, kus seda näidata. Aga ütleme, et Zürich on täiesti lukus. Kas see mäng tuleb Eestisse? Ei usu. Miks? Ei usu, et miks sellepärast, et esiteks on šveitslastel koduväljaku eelis võidetud nii-öelda. Ma arvan, et kui seal on võimalik võib-olla ka, nädalaid muuta on raske tegelikult, et teades tennise kalendrit, et seal on ikkagi suhteliselt keeruline, ma ei tea, mängida nädal hiljem või 2 nädalat hiljem või millal iganes. Aga ütleme, et seal on mingi võimalus näiteks november, kui on Davis Cupi nädal veel. Aga ma ei usu sellesse, et nüüd lukus oleku pärast mängitakse see mäng nüüd Eestis, et kuigi ega tänapäeva maailmas ja tänapäeva spordis on muidugi kõik võimalik siin juba, et kohati tundub, et lihtsalt asjad saaks ära tehtud. Aga Lähme edasi, sama palju punkte ja samuti 8-10 koht. Dominic Thiem ja US Openi võit. Finaalis
ikkagi 5 setti Zverevi vastu. Kuidas teile see tiimi võidukäik ja tegelikult hakati nüüd väga palju rääkima, et kas tiim on nüüd esimene, kes neile kandadele astub, et kuidas teile kogu see kompott tundus? No kogu see USA lahtised tennisemeistrivõistlused tundusid ikkagi selline suhteliselt kurb mäng, et teades, kui vaadata neid Artur Ashis, neid suuri mänge, seal 24 000 inimest ja siis vaadata täieliku saudvaikus, sest USA-s ei olnud ju ühtegi pealtvaatajat vist, kui ma mäletan, Prantsusmaal ikkagi midagi oli, siis kuidagi ka seda mängu vaadates, mis nii üles-alla kõikus, et no kuidagi ei tekkinud Grand Slami finaali matši tunnet, et loomulikult mul on igati hea meel, et tiim selle ikkagi elu esimese Grand Slami seal peakohale tõstis ja loodame, et mitte viimase, et kindlasti ta on seda väärinud, et küllap nende Medvedevite ja Rubljovide ja muude noorte kord ka tuleb, et aga minul oli hea meel ja ega see mängutase nüüd päris selline ei olnud, et suuresti Zverev oskas selle lõpus lihtsalt ära kaotada, kui tiim võita, aga võitjate üle kohut ei mõisteta. Mulle meeldis kõige rohkem, et keelati patsutada üksteist ja kallistada, aga mida need mehed siis lõpuks tegid, ei pannud üldse mitte reketeid kokku, vaid tiim vist läks Zverevi juurde väljaku poolele ja lihtsalt embasid minuteid. Ei tea, me oleme nendel turniiridel nüüd näinud siin igasuguseid asju, reketi koksamisi, käe surumisi, embamisi, kõike ühes kohas ühtemoodi, teises kohas teistmoodi, et see on ka nii äärest ääreni olnud siin. See oli turniiri viimane mäng ja see oli see nõel, kus murti mullist läbi. Et ei ole võimalik mitte emmata võib-olla tõesti. Aga hüppame korraks tagasi aasta algusesse Australian Open. 7. kohal on Djokovic'i 8. Australian Open ja kokku 17. Slami turniiri võit. Jääb tal nüüd puudu 3 võitu, et püüda kinni Roger Federer ja Rafael Nadal. Kas keegi veel kahtleb, et ta need mehed kätte saab? Mina küll kahtlen, ei tohi. Mina ka kahtlen. Päris, ütleme, see ülesanne läheb üha raskemaks ja vaadates praegust situatsiooni, see läheb veel raskemaks. Ta oleks pidanud selle see aasta ära vormistama USA lahtistele. No ei lubatud. No, jõuame sinna. Ei lubatud ja muidugi väga suur, muidugi on alati lihtne öelda, et oleks pidanud Prantsusmaa Nadali võitma ja lihtne öelda on, et võida Nadali ja vahe on Nadaliga 1 ainult, eks. Et nüüd on 3, aga ma kahtlen ka, et see on ikka nii raske tänapäeva tennises ja kui me tõesti neid noored tulevad, et Djokovic on ju ka juba 30, Nadal on 34. 2 on Djokovic. Ei, 33 on Djokovic. 3 juba, jah. Et keeruliseks see läheb, muidugi Djokovic on endiselt hea ja usun, et Austraalias tal suur võimalus on jälle, aga siis on ta ikkagi 2 kaugusel ja ei ole see kuhugi muidugi kivisse raiutud ka, et ta selle Austraalia see aasta võidab, et jah, ei oskagi rohkem midagi öelda, et mina pigem arvan, et ta praeguse seisuga ei pruugi neid enam kinni püüda. Tuleme selle saate juurde kunagi tagasi. 6. koht, Fed Cup, Kontaveidi võit Svitolina üle viimasel päeval, kuigi kaotus Ukrainale 1-2 tuli, las ta siis tuli. Võitsime Austriat 2-1, kaotasime Itaaliale 1-2 ja kaotasime ka Kreekale 1-2. Anett võttis üksikmängudes ikkagi selle ära, mis ta siia tegema tuli ja väga vinge emotsioon Tallinki tennisekeskuses isegi teiste mängude ajal, aga Svitolina võidu ajal eriti. Allar olid kindlasti kohal, Riho olid kohal, Michelle, ega sa kommenteerinud seda ju? Kommenteerisid? Ei, kommenteerinud. Igatahes minul jäi sellest turniirist küll väga vinge emotsioon ja purakas, ma ei tea, kuidas teil? Michelle jäi ukse taha. See on, ma arvan, üks väheseid kordi... Umbes 100 inimesed jäid ukse taha. Jah, tennises, kui inimesed ei mahtunud saali enam, et see oli tõesti äge mäng, et eriti nende selle Svitolinaga see viimane päev, aga jah, ma arvan, et ütleme, minu jaoks on selline Fed Cupi korraldamine üks väheseid võimalusi tuua esiteks mängima meie tipud,
sinna juurde ka nii-öelda maailma tipud tegelikult, keda oli ka üksjagu seal kohal, et ma arvan, et teist nii head võimalust ei paku nii-öelda tennis. Ja mul on väga hea meel, et sellest tegelikult tuli välja selline ka natuke nagu rahvapidu, et inimesed ikkagi tulid saali ja jälgisid, et küll jah, nad tulid väga palju vaatama Anetti ja võib-olla unustasid natukene sellise tiimi ja selle poole, et aga ka okei, päev on pikk, et 2 üksikmängu ja paarismäng, et selline 5-6 tunnised päevad, et kes ikka jaksab seda nii-öelda algust lõpuni ära vaadata. No ma ise arvan, et oleks see mäng käinud kõrgematele panustele, siis küll oleks seda tiimi värki ka vaadatud. Mis te arvate, koos Kaiaga, kas ma oleks Ukrainale vastu saanud? Koos Kaiaga, kui Kaia ja Anett mängivad Fed Cupis, siis me võime ükskõik kellega mängida. Absoluutselt ükskõik kellega. See formaat on selline, et heal päeval Kaia Kanepi on eriti, ja ma ütleks isegi mõnes mõttes ka Anett on just väga head Fed Cupi mängijad, kui me räägime siin turniirist või Grand Slamist ja 2 nädalat mängimisest, see on teine asi. Aga mängida 1 matš maailma parima vastu, ma usun, et tüdrukud oleks võimelised ükskõik kellega mängima, nii et alati natuke see, mitte natuke, vaid päris palju seda Fed Cupi varjutab see, et aga mis oleks siis, kui et ma isiklikult siiralt loodan, et äkki ikkagi veel avaneb see võimalus ja meil tüdrukud mõlemad on platsi peal ja me oleme võimelised ka maailmaliigas veel mängima. No erinevalt eelmistest aastatest, kus Kaia on öelnud, et ta ei tule, oli ta seekord ise või tema leer natukene initsiatiivikam ja oli valmis tulema, aga ei võetud. Kas meil järgmine aasta veebruaris on ka Fed Cup või millal see on? Järgmine aasta ei ole, et järgmine aasta mängitakse ainult finaalturniir Budapestis, ehk siis 2022 on järgmine tsooniturniir. Okei, siis me nii kaugele vast isegi ei pea spekuleerima, ma arvan. Ärme siis spekuleeri ja lähme edasi. 5. koht, tegelikult üllatavalt kaugel isegi arvasin, et jõuab kõrgemale Djokovic Tabasione kohtuniku palliga. Oli see nüüd meelega hooletusest või kogemata, aga sai ta siis disklahvi sellelt turniirilt ja Pablo Carreno Busta, mis ringis see nüüd täpsemalt oli, kas see oli 4. ring, jah? Ja seis oli 5-6 avasetis ja Pablo Carreno Busta sai sealt siis, läheks see kirja walkover'ina või? Defaultina. No mis iganes. Skandaal number 1 maailma tennises sel aastal. Kes sõna võtab? Selles mõttes skandaal number 1, ma ei teagi, lihtsalt tobe juhus, õnnetu persoon, Djokovic ja kõik asjad nagu kokku, et eks siin on spekuleeritud ju palju, et kas oleks pidanud maha võtma või oleks pidanud, kuid ma arvan, reegel on väga selge ja ta eksis see reegli vastu, nii et midagi ei ole teha, et oled sa Djokovic või oled sa kes iganes maailma 500-s, et reegel on see, et kui sa palliga hooletult lööd ja tabad kedagi sellega, siis on see kohene turniirit eemaldamine, et mis teha. Mis arvata, kas Djokovic õppis sellest midagi? Parandab ta ennast? Seal mängus võib-olla oleks saanud seda pukikohtunik vältida paar situatsiooni, mis seal varasemalt juhtus, oleks olnud seal väiksed hoiatused, midagi oleks võib-olla tõmbanud natuke seda asja maha rahunenud, sest mäng oli suht närviline, seal oli mis situatsioon, kus ta publikusse lõi korra palli, midagi sellist, et võib-olla kui oleks seal kerge jutuajamine olnud või midagi selles mõttes, et võta nüüd rahulikult, teinekord ongi, see on nagu hea kohtuniku tunnus, et sa ei pea alati hoiatusi jagama, et võib-olla oleks saanud natuke seda vältida, aga kahtlemata üliõnnetut halbate asjade kokkusattumus, täpselt nagu Aller ütles, et see just Djokovic'iga juhtus, et see just täiesti süütu pall iseenesest ja joonekohtunik ei vaata seda sel hetkel, kui sa punkt ei käi ja siis veel täpselt kõrisse ka, mis on tegelikult päris õnnetu, reaalselt nagu õnnetu juhus ka, et kurb muidugi. Aga mis teha? 4. koht, 19-aastane Poola tütarlaps Iga Swiatek, öeldakse Iga, eks? Iga Swiatek võitis French Openi
settigi kaotamata, alistades finaalis Sofia Kenini 6-4, 6-1. Numbriliselt ei ole ühtegi sellist matši, mis tal raskelt oleks kulgenud. Kuidas te Polatari teekonna kokku võtaksite? No mänguliselt fantastiline tõesti kogu see French Open ja ei oskagi midagi öelda, et tundub, et nagu me siin vist mõned kuud tagasi rääkisime, et oma õpingute kõrvalt ta tennist mängis, nüüd on saanud keskenduda see aasta ainult tennisele ja tulemus on teie ees, et minu jaoks jälle selline tüdruk, kes mine tea, et võib-olla võtab siit paar tükki veel järgmine aasta ära. See muidugi ei pruugi jälle nii minna, et võib teil selline Grand Slami võitmise pohmell tekkida, nagu Jelena Ostapenkol aastaid siin on olnud juba aga see turniir fantastiline, et muidugi ka müts maha Kenini ees, kes liiva peal ikkagi sinna finaali välja jõudis, et see ei ole kindlasti tema lemmikväljaku kate ja eelnevad turniirid kaotas siin Azarenkale vist 0-0 liiva peale. Oli see vist Roomas ja ikkagi finaali välja mängis, aga ma ei oskagi öelda, ma nägin neid Swiateki mänge 2 või 3 ja mul küll enne finaali mitte mingit kahtlust ei tekkinud, et Swiatek selle võidab ja nii ta läks, et müts maha, et väga, väga andekas tüdruk ja kõik asjad on olemas. No, mul endal on Swiateki ja Kenini võitudega natukene kahetised tunded, et ühelt poolt muidugi tore, et nad võitsid noored inimesed, aga teiselt poolt, mille poolest nad meie tüdrukutest siis nii palju paremad on, et nendel on see karikas peakohal ja mitte meie omadel? No ma ütleks Swiateki kohta lihtsalt, et nii palju, kui mina teda ka nägin, siis mulle avaldas ta nagu väga, väga tugevat ja positiivset muljet ja just ka see, et ta suutis kuidagi esimesest punktist esimene mäng kuni 7. mängu viimase punktini sellist meeleolukat, positiivset ja väga-väga head tennist mängida, et nagu Grand Slamil me ütleme, siin on 7 mängu 2 nädalat, eks ole, et mitte, et meie tüdrukud ei suudaks, aga seda on vaja lihtsalt nii-öelda step by step kogeda ja sealt läbi käia, et Swiatekil läks see nagu, ütleme, lihtsalt. Swiatek reisib oma psühholoogiga, kas see võib olla asja võti? Mitte füsioterapeudi, mitte treeneriga, vaid psühholoogiga? Eks igaüks reisib sellega, kus ta tunneb ennast või kellega ta tunneb ennast nagu mugavalt, et see on muidugi hea märkus, et võib-olla peaksime kõik hakkama psühholoogiga reisima, et siis see tulemused paranevad, aga ma arvan, et eks ta iga mängija peab tundma oma tugevusi, oma nõrkusi ja see on üks pool sellest, teine pool on see, et sa reisid, eriti 2 nädalat, sa reisid sellega, kellega sa tunned, et kes on sulle kõige rohkem nii-öelda kasuks ja toeks. Ja palun väga. Seal on kindlasti kahtlemata ülioluline nii-öelda see tunnetus või see vibe, mis sul on mitte väljakul, vaid kogu see ülejäänud 2 nädalat, et kogu aeg see pinge kerib, kas või see, kuidas ma magada saan öösel, et nüüd on järgmine ring ja nüüd on järgmine ring ja täpselt kellega ma olen, kuidas ma olen, et see kõik oleks mõnus ja paigas, et tihtipeale ongi just see, et mängijal on endal sisemiselt iseendaga raske hakkama saada võib-olla ja küsimus ei olegi sul mänguoskuses, vaid mingi hetk sa võid murduda puhtalt selle pealt, et see 2 nädalat pinge kerimist on mentaalselt üliraske. Ja ma arvan, see on nii väikestest asjadest, et ta tõenäoliselt, kui ta läks turniirile, tal oli võimalus kaasa võtta vist üks inimene, minu teada, eks ole, ja kindlasti ta ei läinud ju turniiri selles kontekstis nagu võitma. Et ta ei uskunud, et ta on seal 2 nädalat, aga võib-olla oligi esiteks psühholoog kaasas, et ennast juba tugevdada ja teatud sellist nüansse nagu endas võib-olla leida ja need töötasid. Et see lihtsalt, ma arvan, tema puhul need 2 nädalat läksid täpselt nii, nagu nii-öelda see luigelend läheb. 3. koht oleme jõudnud esikolmikuni trummipõrin, Anett Kontaveiti esimene veerandfinaal suurel Slamil, Australian Openil, Simona Halepi vastu 6-1, 6-1 kaotus sealt päraka tuli, aga märgiline on see tema esimene veerandfinaal sellegi poolest.
No, vaata, mis nurgas tahad. Kahtlemata on ta märgiline ja võib-olla need, kes võib-olla, ma ei tea, kas te vaatasite koha pealt seda mängu, et mina seda koha pealt ei näinud, aga kui sa siin oled küsinud, et kogu aeg, et niimoodi kergelt, et mis meie tüdrukutel puudub nii-öelda Anetil ja kui me võrdleme näiteks Anetti ja Simona Halepit, et no kõik me oskab Anett samamoodi neid palle lüüa, aga vähemalt minu arvates, et Anett on füüsiliselt küll olga tugevamaks läinud, kui ta 2-3 aastat tagasi on olnud, aga seal on veel minna ikkagi, et seal päris tippu, kui me võrdleme nüüd nende päris tippudega, et ikkagi vähemalt minu arvates võiks see veel paremaks minna ja usun, et selle kallal ka tööd tehakse. Absoluutselt. Olgu siis ajaloolise tõe huvides ka ära nimetatud avaringis Astra Sharma, tees ringis Sara Sorribes Tormo, kolmandas ringis Belinda Bencic, väga kindel võit 6-0, 6-1. Kes oli neljandas ringis? Iga Sviatek. Nii et jah, no ma arvan, et me leiame sealt paljudest turniiridest Kontaveidile neid vastaseid, keda ta on võitnud ja kes hiljem on turniire võitnud, need on naiste tennises on täiesti segapudru, ma arvan, et seal on väga palju neid võite Anetil. Jalgpallis on see naljakas formaat, et alistad eelmise nii-öelda maailmameistri, saad maailmameistriks, et hakkame tennises ka pidama seda. Ja. Nii mõnigi eestlane oleks. Ja tennisistid omavahel arutavad alati, et läbi mitme venna ma olen Federeri võitnud, et ma olen läbi 5 ja ma olen läbi 6 ja see on hästi. Et ma võitsin seda ja see võitis seda, aga see võitis seda. Aga jõuame auväärt teise kohani. Saate alguses sai sellest põgusalt juba juttu olnud. Merko Kapp Tondi tennisehallis Eesti-Läti mitteametlik maavõistlus. Eesti võitis selle, mis see skoor oli? Vast ei olegi enam oluline. Tähtis on see, et meil olid koos Baltikumi absoluutsed tippmängijad. See oli esimene turniir pärast seda koroonapauku. Saal oli täis kõigest hoolimata. Ma loodan, et sellest midagi ei juhtunud, aga Riho, sa olid selle korraldamisega väga tihedalt seotud. Mis oli kõige raskem või kõige dramaatilisem koht nende nädalate jooksul sinu jaoks? No kõik lõppes õnnelikult, aga ma just mõtlesin, et meil oli siin 17. kohal oli koroona murdis tippmängijad ja koroona tegi seda ja teist kolmandat, et kõik oleks võinud vabalt juhtuda ka selle Eesti-Läti matšiga, et tegelikult oli seal väga noatera peal palju asju ja konsulteerides ka erinevate inimestega ja küsides arvamusi, oli ka loomulikult neid inimesi ütles, et see risk on meeletult suur, et kas tasub seda üldse ette võtta. Me elasime sel hetkel suhteliselt hästi siin suvel ja kohe peale seda ürituse korraldamist hakkasid asjad jälle allamäge minema, et oli üks väga õnnelik moment ja õnnelik juhus, esiteks, et nad kõik lõpuks mängima said, oli väga palju küsimust, kas mängida siin, seal, kõvakatte peal, liiva peal, kes läheb liiva peale, kes haardi peale, aga lõpuks see kõik kuidagi ilusti kokku jooksis ja ausalt öeldes see teine päev tundus natukene ettekirjutatud stsenaarium ja muinasjutulised matšid kõik ja lahingud, et kahtlemata minu jaoks väga emotsionaalselt väga meeldejääv sündmus. Duell Ostapenko ja Brahmanis oli ka päris meeleolukas. Jah, duell Ostapenko-Brahmanis oli ka meeleolukas, aga samas Jelena teine päev hoidis suu kinni ja mängis fantastilist matši. Ma ei uskunud, et Anett sealt välja tuleb. Anett oli väga-väga väsinud, seal olid pikad, rasked päevad, mängiti paari üksikut, istuti pingi peal, elati kaasa arvatud Anett, et see ei olnud lihtne ja otsustavas tie-breakis, kas ta oli 7-3 taga või no ikka väga rasked seisud olid. Ma imestasin, et Anett veel selle tilga bensiini leidis seal lõpus, et selle matš üldse ära võtta, sest et Jelena mäng oli ka kõrgemas klassis teisel päeval. Kõik need lahingud olid seal oli ju Kaia, ma ei mäleta, 4-1 taga ja poiste lahingud olid väga-väga nibin-nabin seal teisel päeval, et ja lõppes praktiliselt südaööl see. Ja, et väga pikk ja ma imestasin, et inimesed jaksasid seal ilma õhuta hallis hommikust õhtuni istuda ja neid mänge vaadata, et see oli ka müstiline. Riho, kas see edukas turniir pani pea liikuma ka tulevaste sarnaste projektide suunas? No me oleme Allariga siin ju aeg-ajalt mõelnud ja arutanud võimalust, et kas Eestisse oleks võimalik tuua VTA turniiri, et see on nagu nii ja naa, see olukord on siin muutunud, et meil täna see Kaia ja Anett on, et see eelarve on väga suur ja Eesti jaoks on see äärmiselt
äärmiselt suur raha, aga kahtlemata võib-olla kui erinevad osapooled siin kokku õnnestuks viia, siis miks mitte, täna meil mängijad on olemas. See raha on suurem kui see, mis sa lätlastele maksid? See on ikka veel suurem, jah. See on ikka veel suurem. Ma ütlen veel kord, et jah, nendel kõikidel oli teatav raha, mis nad said, aga nad keegi ei mänginud raha pärast, et kui raha pärast hakata sellist turniiri korraldama, siis see eelarve oleks kordades suurem esiteks ja me ei näeks sellist tennist, et hetkel lihtsalt tekkis see moment, kus ka mängijad reaalselt tahtsid ise mängida ja andsid nendest parima ka väljakul, et seda nagu korrata väga raskena. Ja see otseselt ju mõjutas ka Aneti käekäiku sellele järgnenud turniiril. Kas ta läks kohe otse Palermosse või oli seal midagi veel vahel, aga Palermo finaal? Jah, jalg oli haige, see Tallinna matšist mõjutas küll otseselt. Aga jah, ei oska öelda. Ja Merko Kapp siis napilt jäi alla 5 punktiga Rafael Nadali 13. French Openile ja 20. Suure Slami tiitlile ja 100. matšivõit French Openil ka nüüd käes. Hurraa! Michel Lehtmetsa etteaste, Eesti Rafael Nadali fännklubi president räägib nüüd. Lõpetage ära. No hea küll, mis me oleme palju rääkinud sellest, et ma arvan, et minuga on kõik 3 siin nõus, et seda ilmselt me kunagi ei näe, et oma silmaga, et selline asi üle lüüaks, et 13 Roland Garrosi võita, 2 kaotust, 100 võitu. Ulme, midagi ei oskagi öelda, finaal Nadalilt väga hea mäng, mida oleks võinudki Nadalilt oodata, aga Djokovic'i tegelikult finaal jättis minu jaoks väga mannetu mulje, et ikkagi ta kuidagi ei olnud selleks valmis või ei olnud tal tahtmist või olid need kõik asjad koos, igal juhul ei tekkinudki seda finaali värinat nii-öelda. Võib-olla ta oli Nadali poolt, ei tea, aga kõike võib olla. 6-0, 6-2, 7-5. Aga mis on huvitav selle turniiri puhul, et väga palju spekuleeriti, et kevadel Roland Garros päiksepaistelised ilmad, pall vahetati turniiril ära, Rafael Nadal ka ise ütles, et see väga raske on nüüd Wilsoni palliga mängida, et see pall, et kas nüüd seda piisavalt viskab topsi üles, kas Rafael Nadal sügisese niiskete tingimustega hakkama sai, ja ma mäletan Mats Vilanderi kommentaari pärast seda turniirivõitu, ütles, et kui ma nüüd peaks ütlema, et kumb rohkem sobib Nadalile, kas kevadine French või sügisene, siis ma ei oska sellele küsimusele vastata, et mees on igal juhul hea ja vahet ei ole, mis tingimustega ja mis palliga, et teeb ikka oma töö täpselt samamoodi ära, et see oli müstiline ja loomulikult kõik ka ju ei teadnud ja ei kujutanud ette, et mismoodi mees mängib, kui ta jättis Ameerika lahtised vahele, ta tuli otse liivale, ta tegelikult ka ju ei olnud väga palju enne mänginud turniire, et mis vormis ta üldse võiks nagu olla, aga müstika, absoluutselt vaieldamatu esimene meie kõigi jaoks vist. Ja kindlasti Rafael Nadal, Roland Garros, need käivad nagu nii koos, kui üldse koos võivad käia, et see numbrid räägivad nii-öelda enda eest, et ükskõik kellega, kus sa mängid või kui hästi või halvasti vastased mängivad, et 13 tiitel ja 100 mänguvõit, et mis siin rääkida. No tegelikult kalendrisse vaadates ega järgmine French Open ei ole enam mägede taga, et seekord toimus sügisel. Palju sul, Allar, seal ringkondades kuulda on, plaanivad ikkagi maikuus nüüd läbi viia? Ma arvan küll, jah. Eks see kalender kipub ikka nii-öelda oma kohta nii-öelda tagasi minema, kus kõik turniirid toimunud on, kuid eks siin hakkab vaikselt nagu näha olema, et mis hakkab saama Austraaliaga, kas toimub, kui toimub, siis kas samadel nädalatel või hilisemal ajal. See jälle paneb nagu teised turniirid natukene löögi alla, et ega see koroonapidu ei ole siin ju kaugeltki läbi, et kuskil ma ei saaks öelda, et me oleme väljumas kriisist nii-öelda ja sealhulgas ka tennis, eks ole, ja erinevad riigid ja kogu see turniir jällegi, praegu meil siin õnnestus reisida 2-3 kuud, eks ole, järjest mängijatel, et nüüd on terve aasta veel ees, et mine tea, mis saama hakkab. Austraalia kohta, kas see on mitte laupäeva õhtul, kui
tuli see uudis, et 72 tunni pärast saab see kuupäev paika, no 72 tundi, vabandage väga, on kukkunud juba. Ajavahe on, sellepärast. Jah, ajavahe on ka kukkunud juba ammu, et tegelikult nad ikka veel vaidlevad selle karantiini reegli üle, et kas 14 päeva hotellis tiksuda on mõistlik või mitte. No loomulikult see ei ole mõistlik. See hotelli leevendus, see vaadatakse vist 1. jaanuaril uuesti üle. Kas see selleks ajaks ka maha võetakse, ei tea, et no kõik on ooteseisunud, et seal piletilevis või kus need lennupiletid müüakse ja näpp sügeleb. Ma arvan, 1. jaanuar nii-öelda turniiri mõistes on ikka väga, väga möödas nii kuupäevaliselt juba, et siin ongi vaja 18 on praegu põhiturniiri jooksul on vaja otsustada, et mis saab. Aga sa midagi siseinfot ei saa meile lekitada? Ei, ma kahjuks ei valda siseinfot, et ma tean, et jah, jutuajamine käib nende nii-öelda kuupäevade suhtes ja tingimuste suhtes, et kas mängijad peavad olema karantiinis 14 päeva ja mis see karantiin ka tähendab, et kas see tähendab seda, et nad on hotellis kinni või see tähendab seda, et nad võivad ka hotellist minna treenima, et kui nad võivad ka treenima minna, siis see on nii-öelda üks leevendus ja üks võimalus ja see annab kindlasti ka suurema võimalust turniiri pidada. Aga kui nad peavad 14 päeva hotellis kinni olema, siis ma arvan, see ei ole kindlasti variant. No see on juba ära öeldud, et juunioride turniiri planeeritud ajal ei toimu. Miks see meie jaoks oluline, sest parandage, kui ma eksin, aga Mark Lajalil peaks nüüd ITF-i edetabelis olema selline seis, et vanemad mehed kukuvad eest ära ja Lajal on juunioride slämmi mees. Potentsiaalselt kuskil sinna piiri peale ta peaks maanduma, et tal oleks potentsiaalselt võimalik Austraalia Openit mängida juba vist. No päris kokku ei ole lugenud, palju seal neid vanema sünniaastaga ees on, kuid no ta ise meil siin saates luges poole võrra nii-öelda tõuseb seal vist sellega, et täna on 130 ja 60-70 poissi kukuvad eest ära, et on seal piiri peal. See ei ole veel nüüd ametlikult cancelled, nad üritavad sellele juunioride turniirile mingi teise koha leida, aga selle läheb parajaks segapudruks, kui see juunioride turniir toimub kevadel, Austraalia Open praegult, et ma ei kujuta ette. Ma arvan, et kõik variandid on tegelikult õhus ja võimalikud, et eks kõigi, ütleme, iga osapoole jaoks on tähtis see, et turniirid ikkagi toimuksid. Ja ma arvan, et kalender mugandatakse ka selle järgi, et nad ikkagi oleks võimalik mängida ja loomulikult ega siin kogu tennisemaailmas käib ikkagi Grand Slamide järgi see tsirkus nii-öelda. Kas teoreetiliselt see on võimalik, et kvalifikatsioon jätaks ära? Ma arvan, täna on kõik võimalik, jah, loomulikult. No, meil pole enam muret, meil on mõlemad põhiturniiril. Ja loodame, et nende head esitused jätkuvad ja me saame neile jätkuvalt kaasa elada mitte ainult ühe, vaid ka 2 nädalalt lõpuni välja. Aitäh teile, Allar, Riho, Michelle tulemast. Kohtume järgmistes saadetes kunagi. Kuulake meid ka kindlasti veel sel aastal on plaanis teieni tuua veel vähemalt 2 saadet. Meid on kuulda ka SoundCloudis, Google Podcastis, Apple Podcastis, SoundCloudis, Spotify's ja mis ma veel tahan neile vapratele öelda, kes selle 1:30 jõudsid lõpuni kuulata, et saatke meile kindlasti ka kirju küsimusi. Ma kujutan ette, et küsimusi võiks ju tulla isegi nii palju, et me saaksime neist kunagi eraldi saate teha. Võite küsida minult, Riholt midagi, meie saatekülalistest, kes siit on käinud üldse tennise, ma ei tea, reeglitest, terminitest, mida iganes, või lihtsalt kirjutage, keda te tahaksite meie saates näha, millised soovitused, mõtted, tennis@delfi.ee. Pange kirja, jätke meelde ja kirjutage meile. Kohtumiseni, aitäh teile! Head aega! Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink.